Tere! Olen Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Andres Laasson ning vaatad kõige esimest videot sellest seeriast. Ühtlasi on tegu ka kõige pikema videoga sellest seeriast, nii et kui vahepeal on tunne, et pead pausi pidama, teed sa vabalt. Kui on tunne, et vahepeal räägin liiga kiiresti või liiga aeglaselt, siis tuletan meelde, et YouTube'i paremast alanurgast saab video juures videokiirus panna aeglasemaks või kiiremaks. Samuti tuletan meelde ka seda, et kõige parema sellise visuaalse kogemuse saad siis, kui video täisekraanile paned. See käib täpselt samast kohast, tuleb lihtsalt video täissuuruseks klikkida. Kõiksugu ettepanekud, ideed, arutelu selle suhtes, mis järgnevates juhtumites ekraanilt vastu vaatab, on täitsa oodatud. Kirjutada kas otse mulle andres.lassn@gmail.com või võtta ühendust muid teid pidi, kus iganes ma kättesaadav olen. Üldiselt siiski meili teel. See video on seerias esimene ja selle eesmärk oleks lihtsalt näidata seda, millised on üleüldiselt olnud meie mõtted ja lähenemised lõppkasutajate soovide põhjal, ehk siis milline on üleüldine selline eskiiside toimimise loogika. Et näitan erinevaid funktsionaalsuseid, katsun nii hästi kui võimalik juurde seletada ka seda, miks me midagi sellist oleme otsustanud ja miks tulevikku suunatuna midagi sellist võiks teha. Erinevaid funktsionaalsuseid on võimalik natukene rohkem ja detailsemalt ülejäänud teistes juhtumi videodes näha, et ei hakka igale pisiasjale ka väga palju aega pühendama, et selle video siis pikkus normaalsena hoida. Nüüd, mis siit ekraanilt siis kõigepealt vastu vaatab, et pilt on üsna kirju. Siit ekraanilt vaatab vastu väga mitu erinevat menüüd, et kui vaadata siia vasakule ülesse nurka, siis on siin selline keskuse toimimisega seonduv funktsionaalsus. Siis on siin suur otsinguriba, erinevad teavitused. Kui natukene allapoole liikuda, siis praegu on üks konkreetne patsient lahti. Siin on näha tema nimi, tema teatud isikuandmed, kontaktandmed ja lisaks tema kindlustatuse staatus. Kui liikuda paremale poole ekraanile, siis sellisel viimasel horisontaalsel menüül oleme ette näinud siis, et võiks olla koondatud kokku selline funktsionaalsus, mille abil saab inimese kohta olemasolevat teavet kuidagi filtreerida või sortreerida. Selline nagu read-only vaade. Nüüd, kes on oma pilguga juba ettepoole hüpanud, siis mõned kohad siin vasakpoolsel menüül on sama nimetusega nagu siin paremal pool menüüs. Näiteks uuringud ja uuringud, protseduurid ja protseduurid ja nii edasi. See on sellepärast, et kui siin paremal pool ma rääkisin read-only ehk siis sellisest info vaatamisest või koondamisest, siis vasakul pool oleme grupeerinud kasutajasoovide põhjal sellised funktsionaalsused, kus inimesega saab midagi teha, ehk näiteks retsepti väljastada või tööõnnetuslehte väljastada ja nii edasi. See tähendab seda, et küsimus on, kuidas kõige paremini toetada lõppkasutaja sellist päriselu töövoogu. Ja laias laastus see tähendab seda, et kuidas saaks tarkvara toetada siis multitaskimist ehk rööprähklemist ehk mitme asja samaaegselt tegemist. Laias laastus see tähendab seda, et sageli selleks, et selle patsiendiga midagi teha, näiteks, et tema tööõnnetuslehte siis vormistada, peaks samaaegselt, kui tööõnnetusleht on mingil vaatel avatud, samaaegselt peaks süüvima tema olemasolevasse infosse, et kas see tööõnnetusleht on näidustatud või mitte. Et praeguses maailmas
on see võrdlemisi lineaarne protsess, ehk et ma pean kas enne või pärast oma soovitud tegevust siis ennast selle infoga kurssi viima, üldjoontes enne. Ehk ma pean sisuliselt kohati päris palju asju lihtsalt meeles pidama, sest et mul ei ole head võimalust juba selle soovitud tegevuse vaates enam tagasi minna ja igaks juhuks näiteks üle kontrollida midagi. See võib mõnikord viia ka mõnes mõttes absurdsusteni, ehk selleni, et ma kirjutan paberi peale mingi teabe endale üles, et ma saaks seda pärast kohe nina ees kasutada mingiks muuks, näiteks andmesisestuseks. Tegelikult see ei ole absoluutselt vajalik. Meie oleme siis sellise probleemi hanke tulemusel, projekti tulemusel siis lahendanud niimoodi, et laias laastus see ekraanipind, mis arsti või õe ees avaneb, et see on jaotatud 8 ekraani pooleks, et vasakpool on siis see, kus aktiivselt mingid tegevused toimuvad ja parempoolne ekraani pool on see, mis neid tegevusi siis toetavad või võimestavad, ehk see info haldamine, info sorteerimine, info koondamine, nii edasi. Siis, mis siin täpsemalt näha on, et praegu ma olen üldinfo vaates, siin me oleme näinud võimalust, et võiks olemas olla selline keskusepõhine koht, kuhu igaüks saaks patsiendi kohta mingeid märkeid kirjutada, mis asjasse siis puutuvad. Et näiteks keegi on siin kirjutanud, et tuleb tavaliselt ilma ajate kohale. Rakendamata funktsionaalsus on see, et kes see keegi on, et tegelikult võiks juures olla siis kes ja mis ajahetkel on selle kirjutanud, et siia tekiks selline kronoloogiline keskuse sisene märkmete ülevaade, mis ei ole siis kuidagi patsiendile endale või praksisest väljas olevatele teistele inimestele või tervishoiutöötajatele kättesaadav. Nüüd, kui märkmetest edasi liikuda, siis siin on järgmisena välja toodud patsiendi eesmärgid, et see kohati seostub sellise raviplaani temaatikaga või tsentraalse raviplaani temaatikaga, mida praegu üldse niimoodi laialdaselt vähemalt ja tsentraalselt mitte pole rakendatud. Ehk et kindlasti on väga olulised erinevad objektiivsed näitajad, näiteks laborianalüüsid või mingid vererõhu näitajad, mida on hea lihtne fikseerida ja mis arste väga huvitavad, aga tegelikult on väga oluline ka see, et mida patsienti iseennast huvitab, et teinekord tema eesmärk võib olla hoopis teine kui see, mis mind arstina huvitab. Ja kui see dissonants seal vahel on väga suur, siis võib juhtuda nii, et ei arsti ega ka patsiendi vaates pole ükski eesmärk saavutada, kuna tekib selline pukslemise fenomen. Et kui patsient saaks näiteks digiloo vahendusel panna patsiendi moodulis vabasõnaliselt oma eesmärgid kirja, siis ma saan arstina seda arvestada ja mõelda välja viisid, kuidas nende eesmärkideni niimoodi jõuda, et kõik osapooled oleksid nii palju rahul, kui see on parasjagu võimalik. Nüüd anamneesist edasi oleme jätnud koha, kuhu saab vabatekstiliselt panna sellise eluanamneesi kirja. See kohati võib olla ka selline Google Docsi sarnane avatud koht, kus saab panna midagi kirja tervishoiutöötaja, kui ka mida võiks mõnes mõttes täita patsient ise jällegi digiloo vahendusel. Siis üldinfo all oleme välja toonud veel erinevad allergiad, siin iga allergia puhul on erinev värvikood, on ju, siis operatsioonid, et millal midagi on teostatud, ja siis valikulised erinevad tervisenäitajad, et siin teen hiirega kastikest ümber sellistele näitajatele, mis on tervishoiutöötajate poolt sisestatavad või ajas muudetavad. Ja siis oleme mõelnud ka, et see vajab kindlasti täiendavat analüüsi, et milliseid andmeid konkreetselt, aga oleme mõelnud siiski ka selle peale ja seda on ka välja toodud, et inimene võiks ise ka olla ikkagi see aktiivne osapool, kes jällegist digiloo või patsiendiportaali kaudu omaenda terviseandmeid saab siis edastada. Kõnealusel juhul siis tema füüsiline aktiivsus, et see on näiteks kehakaalu või teatud krooniliste haiguste korral väga tähtis, kui aktiivne see inimene on. Siis
praegu oli näha ka, et selles samas parempoolses moodulis, kui infot on päris palju, saab üles-alla scrollimisega liikuda. Et ma scrollisin allapoole, et näidata ülejäänud andmeid. Et siin on näha veel ka, et võiks olemas olla see, mis tööd ta teeb ja mis haridus tal on. Et teinekord on see keerulisematel juhtumitel väga vajalik taustainformatsioon. Nüüd, kus kohas see info on siia eskiiside peale tekkinud? Tegelikult see info on juba olemas, see on lihtsalt erinevates andmebaasides, mis praeguses maailmas ei ole kuidagi perearsti programmiga liidestatud. Et tegelikult on selline liidestamine tahtmise korral väga vabalt võimalik ja selle ärakasutamine on päris suur potentsiaal. Nüüd samamoodi on ka väga suur potentsiaal sellel, et iga inimese puhul võiks olla välja toodud tema lähisugulased ja sellel põhjusel, et kui me räägime perearsti abist, siis me räägime ikkagi sageli peredest, ehk inimesed võivad tulla mitte ainult üksi, vaid kas oma elukaaslase või siis hoopis lastega visiidile, et siis oleks hea neid sugulussuhteid kohe näha niimoodi, et kui näiteks sama Mari Maasikas, kes siin on lahti, ütleks, et ta tahaks oma emast ka rääkida ja ma näen, et see ema on see inimene, siis ma saaks selle ema peale klikkida, et ta avaks mulle selle raviloo kohe lahti. Nüüd liikudes sellelt parempoolset osalt natukene vasakule poole, aga mitte veel siia aktiivsele poolele, siis oleme lisaks mõelnud, et üldinfo all võiks olemas olla selline üldine raviskeemi vaade, mida saab siis detailsemalt juba ravimite osas ka vaadata ja siis muuta. Lisaks võiks olemas olla krooniliste haiguste plokk, et ühes teises videos räägin sellest ka natukene lähemalt, aga kroonilised haigused definitsiooni põhjal juba, et neist ei ole võimalik terveks saada, vähemalt mitte praeguste parimate meditsiiniliste teadmiste alusel, et need jäävad ja sellega ühes võiks jääda ka siis need diagnoosid, mis on püstitatud. Nüüd omaette teema on see, et ja see vajab analüüsimist, et milliseid diagnoosikoode siis see automaatselt niimoodi kaasa haarata, kui need diagnoosid on juba püstitatud ja nagu siit ekraani pealt on näha ka, siis teatud diagnoosikoodide korral on juhtunud see, et inimese seisund on ajas hullemaks läinud, ehk ta on nii-öelda kraad kangema diagnoosikoodi saanud peale, et mis viisil neid oleks parim presenteerida. Praegu on toodud need mõlemad näiteks välja kõrge vererõhutõve korral, et siin on näha, et aastast 2005 on tal olnud selline essentsiaalne hüpertensioon ja ta on umbes 3 aastat hiljem saanud kraadi võrra kangem diagnoosikoodi, et selle 3 aasta jooksul on mingi südamekahjustus välja kujunenud. Nii, siis liikudes veel allapoole, oleme ette kujutanud, et võiks olemas olla selline üldiste tervisenäitajate või riskiblokk. See riskiblokk võiks olla iga inimese puhul mõneti selles mõttes unikaalne, et välja võiks olla toodud kardiavaskulaarne risk, aga ka näiteks geneetiline risk, kui see on määratav mingite konkreetsete haiguste puhul. Nüüd, mis viisil see kõige paremini oleks presenteeritud, et see vajab ka edasist analüüsi, näiteks kas kardiavaskulaarse riski korral peaks kasutama skoori või midagi muud ja mil viisil ja kuidas üldse saab näiteks geneetilist riski kasutada. Ja veelgi enam on olemas suur hulk erinevaid muid haiguseid, et kuidas nende muude haiguste puhul igasugusi muid riske presenteerida. Küsimus on siis selles, et kui mahukaks seda plokki siin ajada. Kõnealusel juhtumil, kuna see patsient on kardiavaskulaarse olulise haiguskoormusega, siis tema puhul on kardiavaskulaarne risk toodud ja siis seda riski oluliselt mõjutavad laboratoorsed näitajad, kolesterooli näitajad ja 3 kuu keskmine veresuhkur. Nüüd, kui liikuda üldinfo alt sissekannete alla, siis mis siin näha on? Et oleme mõelnud siis sellist sündmuspõhist asjade ajamist, kui võib niimoodi öelda. Et praeguses maailmas on
kogu lugu dokumendipõhine, ehk et kõik info on dokumentidesse kirja pandud ja kui ma tahaks seda infot teada, siis ma pean avama dokumentide loetelu, kas siis oma perearsti tarkvaras või kui inimene on kuskil mujal käinud arsti juures, siis ma pean minema digilukka, sealt hakkama neid dokumente lahti võtma ja sobivat kohta leidma. Et tegelikult oleks võimalik kogu seda praegust infot natukene muul kujul presenteerida niimoodi, et selle sorteerimine ja ülesleidmine oleks oluliselt lihtsam. Seda, kuidas teha, üks võimalus on siis selline sündmuspõhine asjaajamine, kui selle kohta võiks nii öelda. Ehk et kui kirjutada inimese objektiivne staatus, siis see läheks arvesse ühe sündmusena, mille selline sündmuse tüüp oleks objektiivne staatus. Kui tellida näiteks mingi uuring, siis see uuring oleks üks sündmus, millal on millal see sündmus on toimunud, aeg, kui inimesel on tellitud analüüse, kui on avatud tõemetusleht ja nii edasi, et need on kõik sündmused, mis on kindlas kronoloogilises järjestuses toimunud. Et siin on need samad sündmused ka sellisel aegribal presenteeritud, et kõige üleval on kõige värskemad sündmused, et siin on välja toodud ka kõige viimane, et see on siis selline patsiendi pöördumine, et konkreetne see sündmus on siis olnud, et inimene on digiloo kaudu tahtnud haiguslehte siis, ja siin on näha veel, et mis selle sündmuse raames siis tehtud on. Et samamoodi nagu üldinfo all, seda saab niimoodi üles ja alla scrollida, et minna ajast tagasi, et mis siin veel näha on see, et iga sündmus juures oleme kujutanud, et võiks olla visuaalsel kujul seda sündmust illustreeriv selline ikoon, et need ikoonid on kogu selles eskiisi kogumikus ühtsed ja erinevates menüüelementides sarnaselt kasutusel, ehk näiteks kuna siin on tegu tõeõimetuslehega, siis siin on selline lehekese ikoon, et see sama ikoon on siin vasakpoolsel menüül samamoodi kasutusel. Uuringute puhul teist tüüpi ikooni ja nii edasi. Nüüd, mis eeliseid annab selline sündmuspõhine asjaajamine siis? Nagu ma korraks ütlesingi, et see annab päris hea võimaluse, kui need tööriistad on olemas ja mida me siin eskiisidega presenteerime, see annab päris hea võimaluse, kuidas andmeid filtreerida ehk lõpuks välja jõuda selleni, mis parasjagu seda tarkvara kasutajat päriselt huvitab. Meie oleme sellise filtreerimise probleemi siis lahendanud niimoodi, et ütleme, et need sündmused on kõik olemas, need on fikseeritud, igaühe küljes on sündmuse tüüp ja aeg ja on teatud muud andmed, et kes on näiteks selle sündmuse siis nii-öelda autor, näiteks kes on selle tõeõimetuslehe väljastanud, et kõike seda peaks olema võimalik siis filtreerida. Meie oleme selle filtreerimise siis lahendanud niimoodi, et esiteks jaotanud need sündmused kahte eraldi suurde tüüpi, ehk siis sisesündmusteks ja välisündmusteks. Sisesündmuste all me peame silmas sellised sündmuseid, mis on siis perearstikeskuse sees tehtud, et see on iga perearstikeskuse põhine, ja siis välissündmused on kõik need teised sündmused, mis on siis perearstikeskusest väljas tehtud, kas siis EMO-s, kas siis kuskil statsionaaris või minugi poolest teise perearsti juures on ju. Et siit saab neid filtreerida sellega, et kas siis vajutada sündmuse peale sisse või väljalülitamiseks ja vastavalt sellele ta siin aegribal võtab need sündmused siit kuvast ära, et kui ma vajutaks siia roosa peale, et kõik välissündmused välja lülitada, see läheks näiteks siin halliks ja siis mul kaoks ära kõik need välissündmused, mis siin parasjagu on, mõned ehod ja mõned kompuuteruuringud. Nüüd selleks, et oma otsingut veelgi täpsemaks saada, kui meil näiteks huvitab mingi konkreetsem sündmuse tüüp, siis oleme välja mõelnud siin erinevad ikoonid, mis neid sündmuse tüüpe tähistavad. Näiteks, kui ma tahaks saada ainult mingeid analüüse, siis ma vajutaks siia analüüside ikoonile ja mulle ilmuks siia kõik analüüsid kui sündmused ja avaneks näiteks viide, et kui ma vajutaksin siia avaanalüüsid, siis ta võtaks selle õige koha mul analüüside all laborimoodulis lahti. Ja jällegist ma saan jätta analüüside ikooni paika, et ta kuvaks mulle ainult analüüse ja ma saaks jälle omakorda sorteerida, et kas ma tahan neid analüüse, mis olen ainult mina oma keskusest tellinud
või neid, mis on väljas tellitud, või siis kõiki analüüse. Ja ma saan mitut ikooni korraga aktiveerida, kui ma tahaks näha näiteks ainult uuringuid ja analüüse, siis ma saan need mõlemad panna ja ma saan ka kõiki asju korraga vaadata ühe klikiga. Nüüd selleks, et jällegist veelgi enam seda otsingut detailsemaks ajada, siis võib-olla mind huvitab hoopis mingi konkreetsem ajaperiood, mitte siis terve see ajaraamistik, mis inimesega üldse on toimetatud, või mingi konkreetsem periood. Et oleme näinud võimalust, et siit saaks seda ajaperioodi siis määrata algus- ja lõpukuupäevaga. Nüüd selleks, et natukene lõppkasutajat abistada selle ajaperioodi valimisel, oleme siis teinud visuaalseks ka sellise horisontaalse sellise aegriba, kus on näha selliseid piike. Et need piigid kõik tähistavad seda, et kui mitu sündmust siin mingil ajaühikul on olnud kuude lõikes siis. Et mida kõrgem on see piik, seda rohkem on ükskõik mis tüüpi sündmuseid toimunud. Ehk näiteks, kui vaadata siia 2019 lähedale jäävad ajaperioodi, et siin on päris palju piike ja päris kõrged on need piigid, et see tähendab seda, et siin on midagi olulist toimunud. Et kui ma tahaks täpsemalt sellesse ajaperioodi süüvida, siis ma saaks siit panna näiteks 2018 keskelt kuni 2019 keskele ja siin alumisel aegribal oleks kõik need sündmuse tüübid siis, kõik need sündmused välja toodud, mida ma saan jällegist omakorda siis sorteerida. Siis lisaks oleme näinud võimaluse, räägin siis jälle täpselt samadest andmetest, mis on juba olemas, oleme näinud võimaluse neid teisel kujul filtreerida. Ehk näiteks, kui lõppkasutajat huvitab hoopis see, et kus kohas või mis eriala raames need sündmused on aset leidnud, siis võiks olemas olla selline viis, et ajajoone asemel klikkida hoopis erialade peale, kus siis on näha, et mis erialade raames midagi on tehtud, et kõnealuselt on praegu lahti EMO osakond, siin on näha, et 2 uuringut on tehtud, 1 analüüs ja siin on veel 1 sissekanne ja need on kõik siin välja toodud, et samamoodi ma saaksin peremeditsiini või onkoloogia ja mis iganes kõik lahti klikkida. Ja samamoodi selles vaates ma saaks eraldi neid sündmuse tüüpe välja tuua, et kas siis välis- või sisesündmuse põhiselt või ikoonidega sündmuse tüübi põhiselt. Ja sündmuse analüüside filtreerimise lõpetamiseks oleme näinud võimaluse, et võiks olla ka diagnoosipõhine siis sama andmestiku filtreerimise võimalus. Et nüüd ei ole teema enam erialapõhine, vaid oleme näidanud ühe viisi, kuidas need sündmused võiks grupeerida siis niimoodi, kui nad oleksid mingite konkreetsete RHK koodidega seotud. See on nüüd omaette küsimus, et kuidas neid sündmuseid diagnoosikoodiga täpsemalt siduda. Et siin on siis suurte RHK gruppide kaupa kõik ära sorteeritud ja jällegist on näha juures, et kui palju mingit tüüpi sündmuseid siis mingisse suuremasse gruppi on koondatud. Nii, nüüd analüüside moodulis, see on selline laborimoodul, kus oleme välja toonud, et teatud olulisemad analüüsid, mis on siis näiteks värskemalt antud või seostuvad krooniliste haigustega. Siin on näha siis hinnang dünaamikas ehk et kõige värskemad analüüsid on kõige ees ja kui liikuda paremale, siis on need juba natukene rohkem aegunud analüüsid, et saaks dünaamikat võrrelda. Samuti oleme ka visuaalsel kujul välja toonud, et mis suunas mingid muutused on ja kui on oluliselt nihkes, siis on veel oranži värvi. Lisaks oleme näinud, et võiks olemas olla selline võimalus, et kui inimene kasutab mingeid ravimeid oma krooniliste haiguste tarvis, et need ravimid oleks siin analüüsidega samaaegselt välja toodud, et oleks näha, millal esimest korda inimene see ravim on välja ostnud ja kui kaua ta on seda siis võtnud, et see lõpukoht ühtib siin sellise lõpukuupäevaga ja et oleks välja toodud ka see, et kas on mingid paus olnud ravimi võtmisel, et seda saab automaatselt arvestada retseptide väljaostmise põhjal. Et siin on konkreetselt 30 päeva oranžiga välja toodud, et selles ajavahemikus siin on inimesel 30 päeva pausi olnud, et kui siia peale klikkida, siis saaks täpsemalt süüvida, et kui pikk see või mis põhjusel see paus täpsemalt oli. Siis lisaks
kõige all on siin välja toodud ka otsustustoe poolt sellised kontekstuaalsed soovitused, et kui inimesel on mingi diagnoos pandud siin aktiivses pooles välja, et milliseid analüüse teoreetiliselt võiks tellida. Arstile või õele jääb alati lõpuõigus otsustada, et mida ta siis tahab tellida. Ning sarnaselt siis muu filtreerimise loogikaga saab siin laborimoodulis samamoodi neid analüüse vaadata ja kui ajaloo peale klikkida, siis ta viskab sellise analüüside risttabeli lahti, kus on üle terve ekraani näha siis kõik need analüüsid, mis on mingil ajahetkel määratud. Et siin saab välja võtta siis kas need analüüsid, mis on jälle Praxises ise tellitud või mis on Praxisest väljas. Praegu peab neid Praxisest väljas olevaid analüüse minema digilukku otsima ja siis neid dokumendi põhjal klikkima. Et tegelikult see info on kõik olemas, küsimus on selles, kuidas see kokku agregeerida ja presenteerida. Et tehniliselt on see tegelikult lihtsalt tegemata töö, mis oleks võinud juba ammu teostatud olla. Nii, siis paneme selle suure ristabeli vaate kinni ja liigume ravimite juurde. Ravimite vaatest räägin ühes teises juhtumis natuke täpsemalt, et siin pikemalt aega ei kuluta, mida täpsemalt teha saab. Jätkuvalt sarnaselt eelmistele vaadetele saab siin kõiki üles ja alla scrollida. Nii, siis uuringute vaade samamoodi. Sellele pikemalt ei peatu, kuna sellest uuringu vaatamise loogikast ja vaatest räägin ühes teises juhtumist täpsemalt, samamoodi saab siin alla scrollida. Siis lähme korraks üldinfo poole ja siin saab klikkida siis tööõimetuslehte, siis uuringute tellimise osa, siis labori tellimise osa, ehk et siin joonistab väga ilmekalt jälle lahti see, et kuidas väga erinevaid asju saab kahel ekraani poolel teha. Et ühest kohast ma tahan mingit analüüsi tellida, teisest kohast ma saan siis seda infot koondada ja otsustada, mis analüüs üldse tellida, et ma saan samaaegselt uurida, mõelda ja siis kohe tegutseda, mitte nii, et ma pean erinevaid menüüsid kogu aeg edasi-tagasi lahti klikkima. Analüüside tellimisest räägin samuti täpsemalt järgmistes videodes, mulgas ka sellest, et kuidas mingit tüüpiliste vormide järgi analüüse tellida. Ja siis on siin veel klikkimata e-konsultatsiooni vormistamine, et samamoodi see on ühes viimases juhtumis täpsemalt kaetud funktsionaalsus. Nii, lähme tagasi sellisesse üldisemasse vaatesse. Nüüd me lähtusime eskiiside loomisel sellest, et kuidas ikkagi oleks lõppkasutaja jaoks võimalikult mugav ja kiire siis vajalikule infole ligi pääseda. Me lähtusime ka sellest, et igal tarkvaral on oma enda õppimiskõver, et alguses see õppimiskõver võib olla kõrgem, sellepärast et me oleme kasutanud erinevaid ikoone ja võib-olla mõnes kohas ei ole kohe väga pikalt lahti seletanud, mis midagi tähendab, selle arvamuse ja lootusega, et kui 1 või 2 korda on see tegevus juba läbi tehtud harjutamise käigus, siis edaspidi jääb see intuitiivselt meelde, mis näiteks selle ikooni või lakooniliselt kirjeldatud lingi taga avaneb lõppeesmärgiga, et see võtaks ekraanil lihtsalt vähem ruumi, et selle arvelt saaks midagi muud ja targemat siis arsti või õe jaoks paremini kuvada. Et näitena võin tuua siis selle, et siin on vasakpoolses menüüs retsept ja tööõimetusleht ja nii edasi, kõik sõnadega välja kirjutatud, et tegelikult võiks olla olemas veel see funktsionaalsus, et kui vaikselt hakkab meelde kuluma, et mis iga ikooni taga siin on, siis saab vajutada siia peida peale, ehk menüü vasakul pool teha oluliselt kitsamaks, et ainult need ikoonid oleks näha. Sarnast loogikat oleme mujal ka siis jälginud. Siis üks koht, millest täpsemalt ei ole veel rääkinud, on see parempoolne riba siin üleval, et siin oleme siis ette kujutanud teatud teavitusi ja
suhtlusmoodulit siis. Et kui klikkida siia peab minema siia üldinfo alla, klikkida siia kõige parempoolsele ikoonile, siis siin on näha sellised üldised teavitused, mis võiks perearstikeskusesse peale joosta, et kas e-konsultatsiooni vastused või muude uuringute vastused. Nüüd see on kindlasti veel täpsemat analüüsi vajav, et mis viisil oleks kõige parem neid presenteerida, sorteerida, kuidas selle haldamise eest peaks vastutama. Et kui kõik jookseks kokku näiteks ainult perearstile, siis see oleks tõenäoliselt päris suur blinkimise hulk, et võib-olla oleks mõistlik, kui keegi teine aitaks seal ja tal oleks õiguseid neid analüüse või õigemini teavitusi sorteerida. Siis lisaks siin kõrval on olemas koht ka selliseks keskusesiseseks suhtluseks, et siin näiteks saab üks arst või üks õde teisele õele või arstile ühes kabinetist teise kirjutada. Lisaks võiks olemas olla ka selline kabinetipõhine suhtlus, kus näiteks suuremates keskustes on üks konkreetne protseduuride tuba, kus aga inimene igapäevase graafiku alusel vahetub. Et siis selleks, et võib-olla kohe ei tea, kes seal toas parasjagu on, siis sa tead vähemalt sinna kabinetti kirjutada ja siis see kõnealune inimene saab vastata. Ja siis viimaks on selline grupi chati mode ka olemas, ehk et konkreetse teema raames on siin loodud siis selline grupi vestluse võimalus. Siis sellest räägin ühes teises videos natuke täpsemalt, aga oleme visioneerinud seda, et patsient võiks olla ka aktiivsem osapool, ehk et patsiendil võiks olemas olla üks konkreetne koht, mille vahendusel ta oma perearstikeskusega ühendust võtab. Et praeguses maailmas on selleks telefon, selleks on kohale tulemine ja selleks on põhimõtteliselt ka e-maili saatmine. Et me oleme siin just keskendunud sellele viimasele osale ehk digitaalsele osale. Ehk tegelikult võiks mõnes mõttes ajaloo unarusse jääda selline e-maili põhine asjaajamine, et kes iganes millist e-maili tarkvara või veebisaiti kasutab, mis on vähem turvalisem, mis on rohkem turvalisem. Tegelikult peaks selline, ideaalis võiks selline terviseteema ja suhtlus käia läbi digiloo ehk patsiendi portaali, kus inimene peab ennast autentima ja kus ta saab usaldada, et see keskkond on turvaline ja seal on võiks olla olemas siis võimalused kas siis toimetuslehe soovi esitada või muid oma küsimusi siis esitada ja panna need perearstikeskuse poole teele. Et siin on, kui vaadata, et siin on kirjutatud näiteks otse mulle ehk perearstile, nüüd see on omaette teema, mis tõenäoliselt vajab ka kokkuleppimist, et kuidas täpselt see suhtlus peaks olema korraldatud. Et tõenäoliselt on optimaalsem see, kui inimene saab kirjutada perearstikeskusele ja seal juba toimuks siis täiendav triaaž, et kas selle esmase kirja võtab siis vastu pereõde või registraator, kes siis juba teeb esmased sammud ära ja kui on vaja, siis jõuab see lõpuks pereõeni või see soov või see küsimus jõuab lõpuks perearstini, mitte nii, et saab nii-öelda üle hüpata nendest sammudest, mis näiteks keskuses on juba kehtestatud siis ühe digiloo vahendusel edastatud e-mailiga, et tõenäoliselt mingi triaaž peab siin olema. Nüüd lõpetuseks, mis on siin veel näha, et siin on näha selline päevaplaani koht, et oleks kohe näha vähemalt sellel konkreetsel päeval eesootavad tegevused siis konkreetselt sellel kasutajal, kes tarkvarasse sisse on loginud, et praegu olen mina loginud, kui siin oleks pereõde sees, näeks tema oma päevategevusi ja nii edasi, nii edasi. Et siin on välja toodud juba toimunud tegevused ja eesootavad ja siis nii-öelda kiireloomulised tegevused on eraldi värviga välja toodud. Et see on selline lahendamata funktsionaalsus, siin tuleb ka kokku leppida, et mis need tegevused siia alla peaks kuuluma, kuidas need peaks olema esitletud ja kuidas nende haldamine peaks toimuma, et kes saab kellele mis tegevusi anda ja mingit ajakriitilisust määrata, et see on täiendav analüüsi koht. Samuti on ka täiendavate eskiiside või analüüside koht see, et milline võiks välja näha mitte päevaplaan, vaid näiteks nädalaplaani vaade. Ja lõpetuseks paneme selle siit kinni,
et olen mõelnud seda, et kuna siin üleval menüüs on päris palju kohti, mis võivad tähelepanu nõuda ehk blinkida, veelgi hullem võib-olla häält teha, siis siit saab seda on-off nupust sisse-välja lüütada, nii-öelda ajutiselt kas või do not disturb panna. Nüüd selline on üleüldine vaade nendele eskiisidele, osades kohtades räägin siis lähemalt detailid üle, igasugune tagasiside kõige suhtes, mis siit ekraanilt vastu vaatab, on oodatud. Siin on kindlasti kohti, mis on mõneti kokku leppimata, mis vajavad täiendavaid arutelusid ja veelgi enam analüüsi. Eskiiside mõte ongi tekitada seda arutelu, anda edasi uut ideed, et see kõik, mis siit vastu vaatab, ei ole kivisse raiutud, ei ole kohustuslik või sunduslik kellelegi, see ei ole päris tarkvara, vaid nagu ma ütlesingi, need on eskiisid, mille abil loodetavasti võiks tekkida uued ideed.